Siin Meriväljal asub üks roheline kunstimaja, kust hetkel on kuulda natukene ooperihelisid, klaverihelisid ja kus veel sünnib imeline keraamika. Ja siin toredas rohelises majas elab armastatud laulja Evelin Samuel, kes tähistab oma 50. juubelit. Lähme talle külla. No nii, tere Evelin! Tere! Palju õnne sulle juba ette igasse päeva ja meil on tavaliselt kombeks tuua tort, aga sina ütlesid ära too torti. Jaa, me ei söö keegi torti. Ei söö, jah. See ongi teie hea vormi saladus. Ja üks põhjus on veel, sa lähed oma niisuguse juubelieelsele reisile Londonisse kohe tänast võtet, nii et siis see tort jääks ju väga nukravalt kuulda seisma. Igal juhul päikest sulle nende lilledega ja aitäh, et sa oled. Aitäh. No nii, ja juhuslikult on ka abikaasa kodus. Minul on praegu vaba hommik, ma saan harjutada. Aga kui palju siis neid vabu hommikuid tegelikult on, et ma tean, et mõlemad olete ju väga hõivatud ja eriti sina, Johan, sest sa oled ka lisaks oma kontsertidele ka õpetaja. Selles mõttes küll jah, et eklektiline ja kirju see elu on, aga vist on niimoodi, et mina olen väga hommiku inimene, mulle väga meeldib tegelikult hommikuti olla varakult üleval ja asju teha, aga ma arvan, et tegelikult sul on ikkagi kiirem, sest Evelini iseloom on natuke selline taluperenaine, et ta tegelikult ei püsi lihtsalt paigal, et naudiks hommikut või oleks. Ja isegi kui vaba päev on, sa hakkad ikkagi midagi alati tegema. Nii et selles mõttes see on sinu enda tehtud seal see. No paraku see nii on. Ma olen ise mõelnud ka, et ma ei saa telekat ka lihtsalt niisama istuda, et ma istun, mul peab olema mingi tegevus samal ajal käsil, sest muidu ma ei suuda keskenduda sellele, mis on telekaekraanil, et see on vist selline naiste värk. Nii, ja mis oli see pala, mida sa mängisid? Tead, ma katsetasin, see on üks etüüd, mille on kirjutanud Ligeti ja see kannab nime Metall ja see on väga raske ja see on keeruline õppida kõik niimoodi ja ta on hästi raju ja tõesti niisugune nagu särav lugu ja see väga meeldib Evelinile. Mulle meeldivad sellised rajud asjad. Jah. Ei midagi romantilist, midagi raju siis, jah? See pigem jah, lihtsalt raju. See romantiline pool on pigem nagu Johanis olemas, et ma olen pigem nagu selline raju. Nii, aga läheme võtame istute armsa söögilaua taga, kus on natuke näha ka siis sinu ägedat keraamikat, sest see ongi selline kunstimaja, nagu ma sissejuhatuses ütlesin. Ja olemegi siin helge söögilaua taga ja joome sinu tehtud tassidest, aga nende tassidega on tegelikult selline lugu, et nagu öeldakse, et kingsepp käib ise paljajalu, siis ei ole siin niisugust korrapärast imelist Evelin Samueli serviisi. Ja millega ma saaks eputada, ei ole. Vaid kõik on niisugused, kas jäägid või näidised siis või? Jah, ja praagid ka, et ma oma kursustel, kui keegi tahab tassi teha, siis ma teen nendega tassi alati kaasa ja võib-olla pööran rohkem tähelepanu nagu nende tassidel kui enda omale. Ja siis need tassid, mis ma siis nagu ise valmis teen, on ju, et ma ei raatsi neid siis pärast, kui viimasel ajal ma olen hakanud neid kokku ka mätsima lihtsalt pärast, on ju. Aga siis mul ongi nüüd need, mis ma ise olen teinud, need jäävad mulle see köögikappi, igaüks on ise nägu ja ise tegu, aga nii on. Lahedad on need? No, väga originaalsed. Aga Johan, kas ma saan aru, et sina ei ole oma käsi väga saviseks teinud või? Huvitava kombel, mina päriselt ühtegi savi asja ei ole veel teinud. Mitte ühtegi ei ole. Ja, see on imelik öelda, ma tõesti pean tegema äkki enne sinu seda sünnipäeva jõuame ikkagi, sajandat äkki jõuan ikkagi teha. Ma olen olnud päris palju kaasas selle asjaga, eriti siis, kui me kunagi Nõmmel elasime ja me pidime käima siis keraamika ahju juures, mis ei olnud meil kodus. Ja, see oli Arsis. Ja küll see oli tore, see oli selline ikkagi nagu mingi äge ruum, et seal oli üks vanem proua, kes õhtuti niimoodi sigaret suus ja siis ooper käis taustalist ja puhastas neid niimoodi natuke, et selles on mingi väga suur võlu küll. Nii ma olen natuke savine olnud mingite puhastamistega ja tassinud palju savikotte, aga niimoodi ise ma ei ole niimoodi päriselt voolinud. Ja Johanil meeldis selle keraamika juures, talle meeldis nagu see ooper ja see sigar juures või sigarid seal juures. Aga Evelin, pool aastat on sul siis nüüd keraamiku kutsepaberid olemas ja sa ütlesid, et sul on nüüd niisugune järgmine level, to be unlocked nii-öelda ja see on selline näidis siin laual, mis on siis glasuurimine. See on mitte glasuurimine, vaid siis glasuuride valmistamine ja selles mõttes see on lihtsa vastupanu teed mindud selle glasuuriga, et selline on valmis retsept olemas ja ma olen paar aastat juba tahtnud seda teha, aga selle glasuuri üks koostisosa on tegelikult juba maa seest välja kaevandatud, nii et müüakse veel selle jääke, aga mul õnnestus seda tellida Prantsusmaalt ja ma selle glasuuri lõpuks kokku segasin ja see tuli täiuslik ja see teeb mind õnnelikuks.
ja nüüd tellisin jälle suure raha eest erinevaid igasuguseid keemilisi asju sealt samast Prantsusmaalt ja siit Eestist, nii et ma asun nüüd neid kokku segama ja vaatama, mis saab, et jah, et see glasuuride tegemine on see asi, mis mind tõeliselt paelub. Johan, oled sa suur selline üllataja või oled sa ka Eveline mingid üllatuspidusid korraldanud või oled sa kinkija mees? Ei, ma vist natuke olen üllataja küll või mulle meeldib jah, mingit sukest üllatust teha ja ma tean ka, milline Eveline on. Eveline näiteks, ütleme, kingitused on väga olulised ja tal õnneks ei ole sukest nüriseloomu, et lihtsalt osta midagi kallist ja mida kõik teised tahavad ka, vaid ta tõesti tahab midagi selles mõttes, mis päriselt oleks üllatus. Nagu minul aastaid tundus, et sünnipäev on väga tore, aga see ei ole, mis seal nagu väga nüüd erilist on. Siis Eveline niimoodi ei ole, sünnipäev on tal väga tähtis. Ja hea näide oli siis, kui meie tütrel tuli sünnipäev ja siis ta enne õhtul oli väga elevil, siis ta teadis täpselt, milline üks sünnipäev olema peab, sest ta on seda kodus nii palju näinud. Siis ma ütlesin talle ka, et meie peame nüüd minema alla valmistama. Siis ma tean, mis te valmistate. Laualina, tort, õhupallid, lipukesed, kingitused, lilled ja selles mõttes kuidagi Evelini pere, sul on see tähtis, nad üksteisele nii armsasti teevad kinke ja sellepärast on mul ka pinge peal, et ei ole lihtsalt ei kingi sul mingit küünalt. Ja siis... me üllatusi olen saanud nii kingi mõttes kui üllatuse mõttes. Üks aasta oli, istume siin samas laua taga, ma istun seal, kus sina istusid, on ju, ja raadio mängib ja raadios tuleb selline valsikene tuleb ja siis kõik istuvad lapsed ka ja kõik on nagu sellise ära seletatud nägudega, et nagu ja ma ei saa aru, mis asi, mis toimub. Ma ei saa aru, mis toimub. Ma istun seal ja siis kõik vaatavad, siis Johan teeb umbes nii. Ja siis tuleb minu, et palun tantsule. Ja siis kõik on nagu nii imelik. Evelin on veel rohkem segaduses, ma ei kutsu teda tantsule. Ja nüüd niimoodi siin lauas on, et milleks on ja siis tõusen püsti ja siis Johan pöörab mind näoga akna mul ja see ei ole raadio, see on puhkpillitrio. See on nagu lihtsalt, nad mängivad selle akna all erakordselt. See õnnestus meil väga toredasti, mul on ju muusikutest sõpru palju, minu peaaegu kõik mu sõbrad ongi muusikud. Ja siis ma rääkisin mingite puhkpillipoistega, et äkki te saate teha siukse üllatuse ja see oli küll päris tore. See oli erakordselt tore. Meie peres on sünnipäev on suur asi. Ma mõtlen seda, et mis teine asi saab veel olla sulle endale tähtis, kui mitte sinu maailmale sündimine, eks ole. Aga Evelin, räägi tibakene siis oma lapsepõlve sünnipäevadest, et ma saan aru, et üks see juurpõhjus on seal, et sealt on see niisugune ilus tähistamine ja need traditsioonid tulnud. Ja minu ema ikkagi tegi nii sünnipäevad kui jõulud ikkagi väga ilusaks ja samamoodi nagu ma oma lastele praegu, et need kingid ei pea olema kallid, aga neid võiks olla neid üllatusi, mis see paki seest välja tuleb, et neid võiks olla ikkagi mitmeid, et see kuidagi nagu see paki avamine on õudselt tore ja ma kõigile oma lastele olen teinud sellised sünnipäevad juba aegade algusest peale ja minu ema ka ma mäletan siiamaani, mäletan seda krabistamist ja seal on ja ma hoidsin silmi kõvasti kinni ja siis püüdsin uuesti magama jääda, on ju. Ja ikkagi sa ärkad hommikul üles ja päike paistab toaaknast sisse ja sul on seal laual lilled ja kingitused ja üks aasta ema tegi hästi palju erinevaid küpsiseid. Oli nagu sellised triibulised karusselliküpsised, siis olid roosad küpsised ja siis olid, ühesõnaga see kõik on täiesti erakordne ja mu lapsepõlv oli imeline. Et ma olen tahtnud samamoodi oma seda imelise lapsepõlve kogemust ka oma lastele. Et sellepärast sealt see on saanud alguse ja nii see läheb edasi. Minu arust on ka mõtet tähistada. Mulle väga meeldis, see läheb nüüd nagu sünnipäevast natuke kaugele, aga mulle väga meeldis, kuidas ütles meile dirigent Anu Tali kunagi Halloweeni kohta, mis väga jõuliselt ju Eestis on juba kohal ja millega meil natuke vanematel, kui lapsed on keeruline nagu aru saada, miks see peaks meile tulema, kuidagi see on nii võõras püha. Aga muidugi see laste meisterdamine on äge seal ja nad on juba harjunud, et see Halloween on, et see kuidagi juba on nendel seal. Ja siis ütles Anu nii toredasti, tead, ükskõik missugune püha soosib Eestimaal sõbralikku läbikäimist naabritega, neid tuleb tähistada. Neid igasuguseid sündmusi minu arust tulebki tähistada. Esiteks on sul ikkagi ümber erakordsed inimesed, sõprusringkond, igal ühel, ma arvan, Eestis tegelikult on ju, kui ma mõtlen, mis sõbrad meil on, siis on kohe tunne, et tegelikult päris hästi on siin vabariigis ka mingid asjad. Ja lihtsalt põhjust luua, et see kamp saaks tulla kokku
see on juba pidu väärt küll. Mulle väga meeldib see teie mõttemall, sest et olgem ausad, eestlane üldiselt ütleb, mis nüüd mina ja ei taha, mida vanemaks saame, ei taha nagu seda sünnipäeva, et sest see on ju ka samm teatavki kuhu lähemale. Aga teie lähenete just sellega, et see elu ikkagi vääribki tähistamist ja sina ise, et see on, ma ütleks, üsna ebaeestlaslik. Elu väärib tähistamist küll, see on küll väga hästi öeldud. Minust ongi väga tihti, kui me saamegi kellegagi kokku, keegi isegi küsin natukene, et mida te tähistate, siis mõtlete, mis see mõttes? No elu tegelikult. Jah, tulebki tähistada, muidugi tuleb elu tähistada. Tahtsin seda küsida, et kuna sa enne mängisid midagi, mis Evelinile meeldib, siis mis sinule Evelini repertuaarist meeldib? Milline laul? Päris hea küsimus. Minule selles mõttes on ju olnud natukene see maailm, vähemalt nüüd on see kõik väga tuttav ja ma isegi olen seal maailmas niimoodi, aga alguses oli mulle kõik ikkagi nagu selline uus maailm. Et ma olin ikkagi nii selles mõttes, kui sa ikkagi pead seda klaverit harjutama, ega seda aega ei jää niimoodi, et muudkui kuulad kõiki teisi muusikaid vabal ajal veel juurde. Nii et need olid natukene kõik siuksed üllatused mulle. Nii et on päris keeruline öelda niisugust spetsiifilist laulu. Mulle meeldib lihtsalt, kui Evelin laulab. Et ta laulab väga loomulikult minu arust. Tal on ka mingi selline, nüüd saab juba rääkida, ka mingi elukogemus on seal taustal niimoodi, toonis ja kõiges selles sees. Nii et selles mõttes on keeruline valida. Me oleme nii palju koos esinenud ka ja see repertuaar on tulnud ikkagi töö käigus ja ka Johani poolt on paljust laulu tulnud, nii et tegelikult ongi, me viskame nalja, et meil tuleb varsti kontsert lauludega, mida Evelin mitte mingil juhul ei tohiks laulda. Mingid ooperiaarid ja märgid sellised, mis mulle tundus, et mingid barokkooperid ja sellised, et need võiksid tegelikult sulle sobida, sest see muusika lihtsalt on nii hea ja tuleb välja, et sobibki. Ja tuleb välja, et sobibki ja need ongi tegelikult nagu mulle endale hästi nauditavad laulda ja need on ka publikule tulevad ootamatult ja need on ikkagi nagu hittideks kujunenud, et ma plaaningi sügisel salvestada neid laule ja helilooja Tõnis Kõrvits teeb neile seaded ka, et mitte ainult siis Johaniga, vaid et siis ka keelpillid on juures. Ja muide, pooled laulud on Tõnisel juba seatud ja neid saab kuulda minu juubelikontserdil. Et 19. mai Kumus, siis mina esinen sellesama keelpilli ansambli ja Johaniga, aga seal lava peal on veel igasuguseid toredaid inimesi, kellega ma olen aegade algusest peale esinenud, et näiteks isegi Jaagup Kreem tuleb sinna koos Taavi Langiga ja Tiit Kikas ja Peeter Rebane ja minu lapsepõlvesõbranna Jaanika Sillamaa esineb seal ja Toomas Uibo laulab seal ja et seal on, ütleme seal on iga ühele midagi ja erakordsed muusikud on laval. Ma selle, kas see on nüüd siis 50. sünnipäev või see on 35. sünnipäev või see on 60. sünnipäev või 100. on ju. Et seal tegelikult ei ole vahe, et mitmes sünnipäev see on. Et lihtsalt ma nüüd kasutan juhust ja kuna see on nagu nii ümmargune number, siis ma nagu selle raames lihtsalt nüüd teen neid kontserti ja asju, et ma võiks ka teha seda järgmisel aastal, oleks võinud teha ka eelmisel aastal. Absoluutselt, et ma teen järgmine aasta siis 51. sünnipäeva kontserti. Eesti rahvas tõesti armastab teid paarina. Ükskõik mida teie ütlete või mida teie teete, meie lugejanumbrid on meeletud, et teil on mingi maagia teie paari suhtes. Ja nüüd, kus ma olen kahjuks pidanud isiklikult ka viimastel päevadel kirjutama jälle, kuidas väga tuntud paarid on lahku läinud ja igasuguseid inetuid asju on välja tulnud, siis ma kohe küsingi, et mis selle teie toreda suhte saladus on? Et te olete niimoodi koos püsinud? Ma ei tea. Võib-olla meile meeldib lihtsalt koos olla. Ja ei, mis saladus? Ma ei tea. Mulle väga meeldib lihtsalt, ma arvan. Ei oska jah öelda. Kuidagi niimoodi on juhtunud, et me niimoodi tiksume. Suhten on hästi hea anda inimestele tagant järele. Et kui kõik on juba tuksi läinud, siis on kõrvalt hästi hea nagu rääkida, mis oleks pidanud tegema või mitte tegema. Et aga niimoodi nagu ette ulatuvalt ma küll ei oska mingit nõu anda. Ei tea jah, see on, ma kujutan lihtsalt ette üldiselt elus sõpradega, igasuguste suhetega, peab olema ju ilmselt mingi sisemine kompass ja kõhutunne ja muidugi päris hea asi on pime armastus ka, kui inimestel ja peredes omavahel need asjad on. Et siis on lihtsalt kõik on poole lihtsam ilmselt.
sest inimestele meeldivad teised inimesed, aga teiste inimestega on inimesel ka päris raske toime tulla üldiselt igal pool. Aga jah, kui on selline mingi, ma ei oska öelda, kas tõesti mingi pime armastus või hoolivus või vaata nagu mingite sõprade vahel on ka kuidagi niimoodi, et sa lihtsalt tunned ära oma inimese. Jah, isegi kui ta sulle pinda keeb vahepeal niimoodi, siis ta on ikkagi kuidagi armas või kallis. Aga Juhan, millised on siis Eveline need armastusväärsed omadused, mis sa kunagi armusid ja mis ikka veel kestavad? No Evelin on ikkagi väga tark. Evelin on kuidagi selles mõttes äge, et ta on valmis kõiki asju kohe tegema. Ja siis ma olen tollel, nüüd juba on seda vähem olnud, aga siis ma tegin veel niimoodi kaalast, et ma võtsin endale siis selle toidu, mis arvatavasti talle võiks maitseda ja siis me saime niimoodi vahetada. Nii, ja Londonis siis on juba vähemasti üks söögikoht välja vaadatud, jah? Ja mulle soovitas seda üks mu hea tuttav ja selle koha nimi on Evelin's Table. Jah. Ja see on gourmet restoran. Ja me loodame muidugi saada suurt soodustust sinu nime pärast seal niimoodi. Jah. Ja. Võiks öelda, et juubel ka, et siis äkki see on veel lisasoodustus. See võibki olla ja kusjuures minu arust see ongi nii eriline tore, aga siis võib olla vabalt Londonis on veel 30 000 inimest, kellel on ka mingi juubel. Aga me proovime seda ikka. See on ka Evelinid kõik on. Jah, aga mitte sellised Evelinid. Ühesõnaga, eks paistab. Kui palju teil ikkagi seda nii-öelda kahekesi aega on? Teil on ju ka armas tütar, mõlemal omad tegemised. Ma ei tea, olete te mõlemad nagu ühe rütmi inimesed, hommiku inimesed või on hoopis nagu erinevad, et üks on öökull või kuidas, kui palju seda kokkupuute aega on? See vist väga sõltub kalendrist tegelikult. Mina olen üldiselt nagu hommiku inimene ja õhtu inimene ja päeva inimene ja öö inimene. Et on täiesti tavaline on see, et ma olen õhtul magama ja Johanit ei ole tulnud veel koju, sest tal on mingi esinemine ja ma ärkan hommiku üles, ta on juba läinud ja ma ei ole pannud nagu tähele seda hetke, et ta on käinud kodus. Et mina olen pigem hommiku inimene. Võib-olla jah. Ma arvan. Kuigi sul on õhtul ka omad hetked. On jah. Aga see rütm või kuidagi ühine, see ikka väga oleneb vist kalendrist küll. Eks ta ikka natukene juhuslik on, et millal saab olla niimoodi rohkem, millal ei saa. Et sa näed tõesti väga nooruslik välja. Kas see on siis ikkagi soovitus, et võtke noorem mees endale või? Võtke endale noorem mees. Jah. Minul oli alguses võib-olla oli see mure, et ma Johani vanemate ees või nagu kuidas ma nüüd lähen, võtan nende noore poisi endale. Aga see mure läks ka kiiresti üle ja ma arvan, et meil ei olegi olnud omavahelises suhtluses kuidagi nagu seda vanuse küsimust ja viimasel ajal on ikkagi, kui Johan ütleb, et ta kohtas kedagi, kes oli hästi tuttava näoga ja ei tea täpselt, kes see oli, aga ta oli meie vanune, ütleb ta. On ju? Ütlemist jah. Ja. Et meil ei ole seda vanusevahet praegu küll ei tunne. Evelin, sinu tähtpäev on veel ühel tähtsal päeval, kui Eestit siis Baselis esimeses poolfinaalis esindab Tommy Cash. No kuidas siis Tommy laul teile meeldib, et ta on ikka nüüd oma jagu juba furoori tekitanud ja sina, kes sa oled ise käinud Eurovisioonil, et no mis sa seal näed, mis siis võiks tulla meile? No kui me nüüd paneme kõrvuti selle aja Eurovisiooni, kui mina seal käisin ja selle, mis praegu on, et need on täiesti nagu erinevad asjad on ju. Et publik on sama, aga sündmus ise on ikkagi totaalselt erinev. Aga Tommy Cash on ikkagi geniaalne vend. Et seal tema selles laulus ja etteastes seal iga viimanegi detail on ikkagi läbimõeldud ja geniaalne ja paigas. Eks ole, alustame sellest tekstist, mis on nagu nii rahvusvaheline, et igaüks võib seda kaasa laulda, on ju. Et mulle väga meeldib. Miks sa ei ole siis Diamond of Nighti vahepeal laulnud? Kas nagu on siuke tõrge lausa olnud sellega või lihtsalt ei ole? Alguses võib-olla oli jah, et selle Eurovisiooniga, see oli nüüd tõesti pool elu tagasi, on ju. Et sellega kaasas nii palju tähelepanu ja ma ikkagi tüübilt olen olnud pigem nagu introvert ja ma võib-olla ei olnud valmis selleks, et igaüks arvab, et ma olen tema naabritüdruk, on ju. Aga nüüd, kui ma sain Johaniga tuttavaks, siis nüüd on vastupidi, et minust on saanud ekstravert, on ju, ja ma räägin nii palju, et ma ei jõua ära rääkida, on ju. Vanasti ma mäletan seda, et ma nagu kuidagi nagu ei olnud millestki nagu rääkida eriti, aga nüüd ma lihtsalt ei jõua neid jutte ära rääkida. Ja küsin lõpetuseks, et öelge siis sellised
säravad inimesed, nagu te olete, eks siuke vaimse tervise vitamiin. Päike tuli ka nüüd sealt hirmsa vihmapilve tagant välja, et mis on need teie soovitused, et kuidas peale seda pikka rusuvat talve niisuguse helgemana minna suvele vastu? Siis ma näiteks vahepeal, kui mul on hästi-hästi kiire ja ma olen kuskil ummikus ja ma saan aru, et ma ei saa kiiremini teha lihtsalt teiste tõttu, siis ma olen enda jaoks mõelnud, et see on nüüd mul väike puhkus. Ma praegu ei pea mitte midagi tegema, ma saan täiesti olla. Ja siuksed väiksed hetked tegelikult veits aitavad mind. Ja siis paar siukest naljakat nippi, mida ma lihtsalt kuulsin, ükskord katsetasin ka, kui õhtuti on jõle palju mõtteid ja magama ei jää. Siis üks mees soovitus mulle kunagi, et siis võta paber ja pliiats oma käega lihtsalt ja kirjutad kõik mõtted niimoodi välja. Suva käekiri, suva lause ehitus, grammatika, lihtsalt niimoodi paiskad nagu mõtted paberile ära. Ja siis lõpuks niimoodi, sa ei peagi seda järgmine päev lugema. Ja ma ükskord tegin, mind see küll aitas. Ja mul on tunne, et kui üldse magama ei jää muidu ka, siis ikkagi tegelikult see trenni ja värskes õhu liikumist vist tuleks ka ikkagi. Iga kord, kui mingi maatöö tegemine on, mis minu arust on nii tore, sa näed ikkagi tulemust. Klaverimängijana on väga tore teha tööd, kus sa näedki, et vaat see on nüüd tehtud, sirge, korras. Klaveris ma ei näegi seda ju mitte kunagi. Ma võin tunnetada, et midagi on parem vorm ja midagi siuk, aga ta ei saa ju valmis kunagi. See kõik mind väga-väga aitab. Ja kõige mõnusam puhkus on see, kui sa oled oma töökeskkonnas ja kõik on tehtud. Jaa, see on muide hästi hea nipp on see, et kogu aeg on midagi kuklas, et mul on niikuinii raudselt on midagi tegemata. Et tegelikult on hea omada nimekirja ja sa kirjutad sinna need asjad, mis on vaja ära teha ja tõmbad neid järjest maha. Ja ükskõik, kus sa selle nimekirjaga oled, aga sul ei ole midagi enam kuskil nagu, mul on kindlasti midagi tegemata. Sa tead täpselt, mis sul on tegemata, mis sul siin kirjas on. Ja mind veel näiteks, see ei ole nagu selline universaalne soovitus võib olla, aga mind õudselt aitab mitte põdemine nende asjade pärast, mis on kas tehtud või jäänud tegemata. Kõik valikud, mis sa mingis ajahetkes teed, need on selles ajahetkes olnud oma nagu teadmiste, arusaamiste ja soovide kohal nagu kõige paremad valikud, mis sa nagu nendes tingimuses oled teinud, on ju. Ja kui hiljem selgub, et ai läks tuksi, on ju, siis ei ole mõtet põdeda selle pärast. Sa ei saanud teha paremat valikut, sest et sa ei teadnud või ei saanud, ühesõnaga ei saanud. Nii et ei ole mõtet põdeda nende asjade pärast, mis on selja taga, on ju, et tuleb minna edasi. Jah, see on lahe küll. Seda ma olen täiesti õppinud. Soovin teile palju õnnelikke ilusaid hetki siin ilusas kunstikodus. Aitäh! Aitäh!